Tere päevast, austatud Postimehe lugeja ja Postimees TV vaataja. Oled jälle sattunud vaatama järjekordset saadet sarjast Peetri Pilk, kus igal nädalal räägime vahel nii päevapoliitilistest kui mõnikord ka olulistest, kunstilistest ja igavikulistest teemadest. Ja oma tänaseks saatekülaliseks olen palunud meie kõigi poolt armastatud ja ühe Eesti säravaima helilooja proua Helena Tulve, ka Eesti Muusikaakadeemia heliloomingu professori, tegelenud elu jooksul paljude muusikakunsti ja heliloominguga seotud projektide ja isikliku loominguga samamoodi, et küsikski alustuseks, et mis on teie viimase perioodi või just praegu käimas olevad sellised kas teosed või olulisemad projektid, et millega olete parasjagu loomingulises elus kõige rohkem tegelemas? Tere ka minu poolt. Just eile lõpetasin ühe teose, mis tuleb ettekandele Eesti muusikapäevadel aprillikuus, mis on kirjutatud siis koorile või häältele. See on selline vahetu loominguline tegevus ja samas ma kohe valmistun sõitma Pariisi, kus Pariisi orkester Paavo Järvi juhatusel esitab minu orkestriteost järgmisel nädalal. Nii et sellised vahetult loomingulised tegevused ja siis sellega kaasnevad asjad on niimoodi omavahel põimitud ja hetkel on tõesti üsna intensiivne periood selles suhtes. Paavo Järvi on tõenäoliselt Eesti ajaloo ja ka praeguse hetke kõige kuulsam dirigent maailmas, et kui nii võtta, et Neeme Järvi on samamoodi väga kuulus, ta on kindlasti Eestis tuntum kui Paavo Järvi, aga ka Pariisi orkester, üks Euroopa ja maailma tipporkestreid, et see on ikka väga suur asi, et saada sellise kollektiivi poolt olla ette kantud, et seda au on väga vähestele antud, rääkimata väikeriigi nagu Eesti on heliloojatele, mis on tegelikult, meil on väga suur hulk tegelikult neid inimesi, kes on nii kaugele jõudnud. Et sellised Eesti saadikud väljaspool Eestit, nagu on ka Neeme, Paavo Järvi, Kristjan Järvi, Kristiina Poska, Olar Elts ja nii edasi, ja ka meie heliloojad, muusikud, solistid on väga olulised selles plaanis, et väljaspool ka tunnustatakse ja teadvustatakse üldse sellise riigi olemasolu ja samuti see annab see nagu sild väljaspoole meie muusikutele ja kohapeal tegutsejatele ka. Et neid kanaleid on meil väga vaja. Ja kindlasti tippmuusika või seda armastatakse kutsuda klassikaliseks muusikaks, tegelikult kõik on muusika, mis on kvaliteetne, aga et see on täiesti ilmselgelt Eesti kaubamärk loomulikult number 1. Aga et lähmegi nüüd oma esimese uudise juurde, kust näeme ka ära ju selle, kuivõrd armastatud on tegelikult muusikud ja heliloojad meie enda mainereitingutes. Nimelt ka Postimees tegi uudise Ühiskonnauuringute Instituudi ühest käimasolevast projektist. Olen ka ise Ühiskonnauuringute Instituudi organiseerijana tegev ja ka nende reitingute sünni juures olnud, et aga Postimehe uudis meeldib või ei meeldi. Rahvas ütles, kes meeldib rohkem, kas Karis, Silvia Ilves või hoopis Herem. Ja kui Arvo Pärt oli nüüd meie viimastest nendes inimeste, Eesti kodanike käest küsitud arvamustest, siis Eesti kõige armastatum positiivses mõttes inimene. Me mõõdame küll neid sellise metoodikaga, et tegelikult on 10 punkti skaala, et eestlane on selline mitte väga ülevoolav, et eestlase jaoks võib-olla 2, 3, 4, 5 vahest väga hea hinnang. Et aga Arvo Pärt oli kindlasti juhtis seda tabelit ja huvitav ongi, et temast läks nüüd viimasel ajal pärast seda Kasahstani skandaali, kus meie president Alar Karis olevat siis midagi valesti teinud, läks president mööda mõne protsendiga, et president jõudis kuhugi 58% täieliku armastatuseni rahva seas ja Arvo Pärt oli
jäi siis nüüd paar punkti alla, et need on mõlemad väga-väga kõrged tulemused, aga et seal me esialgu panime Paavo Järviga, tema mahtus esikümnesse, et Neeme Järvi tuleb nüüd lisaks, et tema läheb Paavo Järvis tõenäoliselt populaarsuselt ette, aga et on ka Ivo Linna on loomulikult nendes populaarsuse edetabelites ja hämmastab on tegelikult vaadata, kuivõrd nii ütleme lihtsama muusika kui tõsisema muusika esindajad on rahva seas tegelikult armastatud. No ma arvan, et selle nimekirja puhul teeb mulle rõõmu see, et hinnatakse tarku inimesi, hinnatakse aastate kogemust ja sellist püsivust, pikaajalisust. See tundub mulle nagu, mis hakkab silma, et need on inimesed, kes on mingis valdkonnas olnud tegevad, on sinna panustanud, pühendunud ja on olnud ka head nii-öelda kommunikaatorid, on seda osanud oma seda tegevusvaldkonda ka laiema ringkonnani viia. Jah, et nüüd näemegi ekraanilt ka sellist lihtsat tabelit lihtsalt mõne selle praeguse hetke top 10-ga, et sinna lisandub kindlasti uusi inimesi, et mis siis paistabki silma, et Oleg Gross ärimeestest on huvitavalt populaarne, et sellegi üks põhjus kindlasti on see, kuidas ta kritiseeris meie valitsust, eks öeldes Jürgen Ligi kohta välja, mis ta arvab tema kompetentsist siis Eesti majanduse ja rahanduse alal. Aga Ivo Linna üldse ei imesta, et teda armastavad nii väiksed lapsed kui vana inimesed, eks, et loomulikult ka paljud teised muusikud on seal, aga et see, kuidas Karis läks siis pärast seda Kasahstanis käiku, kus ta olevat meie kohalike poliitikute, ta sattus valitsuse rünnaku alla, siis Tsahkna ja Michal, hästi paljud kritiseerisid, et olevat midagi valesti teinud. Kas ta tegi või ei teinud, ei olnud seal ju midagi nii hullu, aga et omakorda see mainetabel näitab ka seda, et kui sa satud valitsusringkonna või valitsuse kriitika alla, siis kohe su populaarsus tõuseb, et siis heliloojad ja muusikud ja dirigendid, kas või selle ERSO skandaaliga seoses, et nüüd on minu arust õige aeg võib-olla isegi natukene häält teha, et rahvas hakkab kohe rohkem armastama, kui kuskilt valitsuse poolt tuleks kriitikat. Seda on ka huvitav jälgida, et oma loomeinimesi armastatakse ja Kristen Michali negatiivne see skaala omakorda on sama suur kui Karisel positiivne, ka 58 siis. Et hästi huvitav olukord on meil tekkinud, kus loomeinimesed on jälle püünel kuidagi armastatuse seas. Ma kahjuks poliitika natukene on kuidagi muutunud selliseks asjaks, mida on natuke raske tõsiselt võtta, sest et see tundub nagu nii lühiajaline, et sellest puudub nagu see pikk vaade ja see on minu arust selle kõige suurem probleem, et ikkagi ainult selles tsüklis, valimistsüklis ja siis ka samamoodi sellises meeldimistsüklis suhteliselt odava äraostmise tsüklis, mis ei ole selles mõttes rahaliselt odav, aga võib-olla sisuliselt mitte nii mingitele põhiväärtustele toetuv, vaid lihtsalt selline väline, et see on selline selle süsteemi nagu probleem minu arust ja see tulemus ka seda näitab, et kuidagi see poliitik ei saa ennast näidata inimesena. Ta on nagu selle mingisuguse kokkulepitud ala peal liigub ja ta laveerib ja teda inimesena me ei tunnegi ja me ei näegi. Aga samas muusik või inimene, kes tegeleb kultuurivaldkonnas, see on vastupidi, ta peab ennast näitama ja nad asuvad mingis mõttes oma tegevusega täitsa vastandlikkuses, skaala vastandlikus otsas minu jaoks.
ja poliitikute populaarsus on ka muidugi erinev, et lihtsalt me teame, et meie praegune just valitsus on erakordselt ebapopulaarne, et sealt ka need reitingud, aga samas peab ütlema, et sellised influencer muusikud või ma ei hakka nimesid nimetama, inimesed võivad tabelitest vaadata, kes esinevad igal pool iga päev seltskonna kroonikates, mõnel on juba enam ei jõua kokku lugeda, et kas 27 uut armukest või 75 skandaal käimas, et nemad on pigem jälle vihatud, et selline odav meediakära ei too enam mitte mingisugust populaarsust, see paistab ka silma ja siin ongi, et muusika on igavikuline ja see mitte ette vaatab või võib-olla 2 kuusse või järgmiste valimisteni pigem 1 aastasse vaatav poliitik on täiesti ajaline, et siis ajatu ja ajaline ongi, et Eesti rahvas tundub, et on hakanud seda ajatut hindama üha rohkem. No võib-olla see on igas asjas niimoodi, et mida liiga palju saab, inimene tüdineb ära ja samamoodi see sotsiaalmeedia lakkamatu huvi üleval hoidmise selline ring lõpuks jõuab selleni, et midagi saab nagu liiga palju ja siis valitakse mingisugune uus objekt, mis on uus ja värske, sest kui meil tundub, et me juba teame seda kõike ja midagi uut ei tule, siis me nagu tüdineme inimestena asjadest ka ja võib-olla inimesed, kes tegelevad mingisuguse valdkonnaga süvitsi, neil jälle ei ole aega sellega tegeleda, nii et kui nad aeg-ajalt pinnale vupsavad, et siis tundub jälle huvitav ja midagi, millest ei ole tükk aega kuulnud. Et eks see selline välisele orienteeritud sellise üldise pildi probleem ole. Seda tõepoolest. Aga võtame nüüd oma 3. uudise, milleks on samamoodi väga tuntud helilooja Jüri Reinvere, kes muide on ka Postimehe vist aasta arvamusliider olnud nüüd kas 2 aastat tagasi oli. Et eelmine aasta oli Ene-Margit Tiit ja siis vist enne seda oli Jüri Reinvere, kes on ka Postimehes pikka aega kirjutanud, et temalt ilmus äsja mõni päev tagasi üks üpriski sügav artikkel pealkirjaga Ajuloputusliku kergemeelsuse võidukäik Saksamaa meedias. Ja loeks sealt ette ka paar tema tsitaati lausa. Ta on oma kriitika suunanud suuresti avalik-õiguslikule meediale selles artiklis samuti, aga et ta iseloomustabki seda, ütleme, rahvale pakutud küll Saksamaa eeskujul ja mainib ka siin Soomet, aga tema enda sõnadega tsiteerin, pigem on kogu murrang seotud ühe põlvkonna sooviga purustada kogu senine inimeste maailmataju ja asendada see meelelahutusliku ja ajuloputusliku kergemeelsusega, mis on poliitiliselt kergesti manipuleeritav. Minu lähiringis olevatest inimestest on suur osa kaotanud usalduse avalik-õigusliku meedia suhtes ning hangib oma informatsiooni vähestest järele jäänud eravaldustes olevatest meediakorporatsioonidest või sotsiaalmeediast. Räägi kui puhast keelt tahes, isegi Soomes on avalik-õiguslik meedia kui selline lasknud ennast viimase 30 aasta jooksul täiesti tühjaks joosta. Üleisraadio vappub ammu mingites omanäolistes surmaagooniates ning Saksamaa avalik-õiguslik meedia toodab vaid kriminulle ja non-stop šlaagriõhtuid. Ja seda Reinveret lugedes mul tuli kohe paralleel, see tõesti vastab nii Saksa kui Soome nende avalike või riigimeediate puhul selline silma, aga tuli paralleel ka Eesti avalik-õigusliku meedia ja eriti kultuuriajakirjandusega. Et ma vaatan üha rohkem ka ETV puhul, et seda sügavust jääb aasta-aastalt vähemaks ja asendub samamoodi rohkem sellise poliitilise maailmavaate teatud suunda, siis, mis ei ole ei Eesti, ütleme, rahvuslik ega ei hakka siin nüüd täpselt sildistama, aga eks kõik saavad aru, kuidas vaatenurk, maailmavaade on seal esitatud ja samas ka meie 2 kultuurilehte, Sirp ja Müürileht, seal ei ilmu enam kultuuri uudiseid, ei ole ei häid kontsertide ülevaateid, ei häid raamatuarvustusi, on ainult mingi sooideoloogiline või maailmavaateline selline ühiskondlik mingi
ei taha seda nimetada nüüd marksistlikuks lõpuni, aga noh, sinna kanti sageli selline padu pahempoolne mingisugune heietamine ja siis kultuuri kaasa arvatud ise elan enamasti Tartus. Mina saan küll heade näituste ja kontsertide kohta Vinotek, Veinis ja Vines, kus nii heliloojad kui kunstnikud käivad, saan sealt infot ja ma ei saa seda ei Rahvusringhäälingust ega Sirbist ega Müürilehest, sest seal lihtsalt ei ole peaaegu enam sügavat sisu, et kuidas teile on mulje jäänud? Eks see on selline mitmekihiline selline tort nagu enamus asju, et selge on see, et viimase mingisuguse 25 aastaga on see pilt drastiliselt muutunud, mis puudutab kultuuri ja ajakirjandust ja ka aru saama, mis on üldse selle funktsioon ja kes on selle lugeja ja kui oluline on selle juures nagu see lugejate number, populaarsus, nii-öelda jälle see reiting, eks ole, et tõepoolest selliseid süva, see on nüüd ütleme, ma liialdan, aga siis natukene süva poole liikuvamaid arvustusi kultuuri nähtuste kohta sellises päevalehtedes ilmub väga-väga napilt ja võrreldes tõesti, et umbes 25 aastat tagasi oli see ikkagi midagi, mis oli regulaarne ja mina olin üks selline lugeja, aga tõepoolest tundub, et neid lugejaid võib-olla ei olnud siis piisavalt palju ja orienteeriti järjest ümber ikkagi sellisele pigem meelelahutuslikule või siis sellile kirjeldavale. Ja see on muidugi kummaline mõelda, et inimese meel peab kogu aeg nagu lahutatud saama, mitte kokku pandud ja mitte nagu toetatud, et see on mingisugune valik, mida me kultuurina või ühiskonna või inimkonnana oleme nagu kuskil teinud ja sellest on muidugi kahju, sest et samas on sellise süva poole peal kindlasti selle järgi suur vajadus, vaadates ka näiteks seda, kui populaarsed on ööülikooli loengud ja kui ajatud nad on, et kogu see kollektsioon inimesi, kes seal on rääkinud mitmeid kordi, et see on kuulatav igal ajal, et selles mõttes see on võib-olla ka vähem selline ajakirjandus, et me oleme muutunud väga-väga ajakirjanduseks. Meie selline üldine uudisruum, et mis on täna, on nii-öelda ajakirjandus, homme on midagi, mida ei ole enam olemaski või mille me oleme unustanud. Ja samas ma pean ütlema, et meil on siiski klassikaraadio ja ka Vikerraadio, kus on võimalik kuulata ka inimesi või on võimalik kuulata saateid, mis ei alahinda. Mul on selline tunne kogu aeg, et seda vaatajat või kuulajat või seda, kes võiks sellest huvituda, nagu alahinnatakse. Ja ma olen seda märganud ERR-i puhul ka, kõik Vikerraadio ja Klassikaraadio üldiselt ongi, seal tundubki, et on nagu asjad kuidagi korras või et seda tehakse päris inimesele, aga et ma olen märganud seda nii ETV puhul, ise olin ERR-i nõukogus, sai vahel ka köögipoolega kokku puututud, kui ka paljude sealsete selliste mingite toimetuse juhtide suhtumises või et rahvast peetaksegi selliseks täpselt see, mida Jüri Reinvere ütles, mõjutatavaks lolliks, kes ei saa aru esiteks üldse, et see nagu üks pealkiri oli, et ainult loll näitaks prime time'il süvakultuuri või. Aga tegelikkuses Eesti rahvas ei ole üldse nii rumal, et see, kuidas Reinvere ütlebki, et non-stop šlaagri õhtu ju käib selle teleekraanile, et meile pakutaksegi odavat meelelahutust, mis on sageli sellise poliitilise mingi maailmavaate propageerimisega
omakorda seotud, aga Eesti rahvas ei ole üldse nii rumal, et meie nõnda nimetatud klassikaline või süvamuusika ei ole ju nii raske, ega ei ole seda ka meie kirjandus nii raske, et seda ei saaks samamoodi huvitavas kuues ilma šlaagri sellise maiguta samamoodi ka sellel primetime'il pakkuda, näiteks jätta mingi saadegi ära, kui on ERSO mõni hea kontsert, mida minu arust ei tehta, et lükata, kas olgu see Ringvaade või ükskõik mis edasi ja näidata kella 7 lihtsalt näiteks 2 tundi mõnda head kontserti. Ja ma ei näe seda enam. See oleks tõesti šokeeriv juba. See oleks šokeeriv just, et see... Õnneks ERSO on selle nii-öelda omalt poolt kompenseerinud ERSO TV-ga ja nad on aru saanud, et selle järgi tegelikult on vajadus ja inimesed soovivad ka väljaspoolt Tallinna, inimesed, kes ei saa kontserdile minna, nad saavad seda kuulata Klassikaraadiost ja nad saavad seda ka vaadata väga kvaliteetses ülekandes, et meil on sellised alternatiivsed kanalid tekkinud ja see annab nagu jälle lootust, et kus nagu avalik-õiguslik meedia jääb nii-öelda tupikusse minu vaates, siis seal tekivad alternatiivsed lahendused, sest et vajadus on. Kui vajadust ei oleks, vajadus on väga suur. Siis seda ei juhtuks. ERSO TV on selles osas suurepärane näide, kuna ka ei sattu ise kogu aeg Tallinnas, ma alati vaatan, no mitte kõik, aga suurema osa vaatan järgi, mis seal on ja enda tuttavate ja sõpradega arutades muide on üks puudujääk seal, et see võiks ka olla YouTube'is. Et sellele ainult oma kodulehel hoidmine, see ongi tartlased ja pärnakad vaatavad, aga et kuidagi kõik need videod võiks minna ka YouTube'i, sellepärast et maailm vaatab ikkagi suuri sotsiaalmeediakanaleid, et siin ongi, et kuna ei ole eeldada, et Sirp ja Müürileht või ka ETV hakkaks süvakultuuri levitama, siis minu arust ongi kultuuri loojad peavad hakkama ise mõtlema, täpselt nagu on sellised ühiskondlikud mõtlejad teevad ju Ardo Pajula ja kõik teevad oma podcast'e, et kultuuriinimesed peaks samamoodi hakkama sotsiaalmeedias ise oma materjali panema, siis ei sõltuta nii palju sellest alla käinud, maksumaksja raha eest pakutavast teenusest. YouTube'i probleem on muidugi see reklaamipotentsiaal, mis võib alati nagu katkestada seda ja tegemist on küllalt pikkade ülekannetega ja see on selle ERSO TV boonus, et ma ei pea tegelema mõneks minutiks silmad kinni ja kõrvad kinni panema või kerima hääle maha, et ma ei taha kuulata seda reklaami. Aga maailmas jõuab 20 000 korda rohkem jälle. No, aga inimesed päris palju on häiritud sellest reklaami üleküllusest ja selles mõttes väldivad seda. Maailma paratamatus, et väiketegijad, podcastide tegijad elatuvad ka reklaamist. Et kui saab valida, milliseid reklaame, aga kui keset sümfooniat ilmub sinna pesupulber, siis see ei ole nii. Mina kasutan YouTube Premium reklaamivaba teenust. Kõik seda ei saa, võib-olla kõik seda ei kasuta. Aga tõepoolest sellised võimalused on olemas ja selles mõttes see on selline mõte, et see non-stop šlaagri show ja maailmavaate edendamise vastu saabki ise tuleb minna sotsiaalmeediasse, et see on kui me sakslaste ajal ja venelaste ajal liikusid käsikirjad rahva seas, küll saab nüüd ka selle kõrgkultuuri niimoodi rahva sekka, et tuleb lihtsalt ise suruda seda ja liikvele lasta. Ja selline primetime'i selline tuimestav sisu on muidugi kindlasti probleem. Ma ise ei ole, ütleme siis üldse televisiooni vaataja. Selles mõttes ma ei saa isegi siin kaasa rääkida, aga jah, kindlasti see kultuuri osakaal on seal väike ja see, mida ma ise vaatan, seda saab nagu järel vaadata Plektrumi näol ja vahel ka mõnda muud asja. Aga jah, selline lihtsalt rääkivad pead või siis lihtsalt mängivad muusikud, kus keegi spetsiifiliselt ei püüa kedagi lõbustada. See tundub juba nagu peaaegu, et nagu selline nonsense. Aga et lähme nüüd selle teema juurest veel ühe järgmise uudise juurde, nimelt Postimehest kirjutas selline ka sotsiaalmeedias väga aktiivselt ühiskondlikel teemadel sõna võttav mees nagu Harri Naimark kirjutas ühe artikli
pealkirjaga Tallinna Ülikooli uus valik, kas lõpeb ideoloogia segamine teadusega. Ja me teame kõik, mis Kunstiakadeemias toimus, eks igasugu Palestiina meeleavaldused ja katkestati Iisraeli ülikoolidega suhteid ja tunnen ise Tallinna Ülikoolist, mul on väga palju häid ja väärikaid kolleege, kes teevad väga head teadust seal, ka nemad on tohutult häiritud, ka kaasa igasugu kaebusi esitatakse. Kui sa teed nagu neutraalselt oma teadust ja siis kogu see ideoloogia tohutult surub eri asutustes peale. Kunstiülikoolis me nägime seda, kuidas see kõik juhtus ja Tallinna Ülikoolis samuti. See on samasugune probleem Tartu Ülikoolis, et Harri Naimark soovib siis, et uue Tallinna Ülikooli rektoriga lõpeks nagu see ära. Aga et nüüd, kui minna järgmise ühe väljavõtte juurde, siis järgmise ühe vana sellise uudise juurde, et vaatasin lihtsalt, kuidas siis muusikute elus on see muusikute ajakiri Res muusika oli vist, eks. Ja seal on ka sellised huvitavad artiklid, 2024 numbrid ilmuvad oli vist Natali Mets klubi kultuur Eesti ja venekeelsete inimeste integreerijana Sveta Paari näitel ja kes on Marju Raju juhtumi uuring muusika mõjust identiteedi loomele ja vaimsele heaolule LGBTQ+ segakoori vikerlased näitel ja siis ma mõtlesingi, et muusika on üks see, kuhu ei jõua see tänapäevane, nagu on Tartus ja Tallinna Ülikoolis, kõik on seotud ainult mingite kaasaegsete võitlusteemadega, sa ei saa vanu sumereid ka uurida enam või vana ajalugu ilma, et sa peaks kuskil mingit projekti tegema, kus sa võitled millegi, ma ei tea, kelle ees siis ja vist muusikutel oli mingi, kas oli kurtide või tummade koori ei lubatud, eks. Sealt tuli see ideoloogiline konflikt ja ma olen kuulnud ka mõningate muusikute käest, et nüüd on selline varem Tallinna Ülikooli ja Kunstiakadeemiat kimbutab, et olla kuidagi ka muusikute sekka mingi. Et surutakse peale, et sa pead siia absurdi kuidagi tulema, et kas see vastab tõele või mitte. Või kuidas teie tunnete, et kas muusikuna, heliloojana saab ennast väljendada ilma, et sa sellesse ajalisse jamasse et sa pead kaasa tegema mingeid ideoloogilisi projekte, et kas on tänases Eestis saab ka luua niimoodi, et sa jääd nagu iseendaks ja teed oma tööd või kistakse ikka kuidagi sinna kaasa ja maailma jaburusse? Mulle tundub, et muusika puhul see on kuidagi, see annab võimaluse astuda nagu sammukese nii-öelda tagasi ja loomulikult kõik, mis toimub, see puudutab muusikuid samamoodi ja kogu see polariseerumine ja muusikute hulgas kindlasti on inimestel väga erinevad seisukohad väga paljudes erinevates küsimustes. Aga õnneks on vähemalt muusika või heli selline piisavalt abstraktne, et ta ei anna niivõrd palju sellist konkreetset tähendust. Loomulikult on võimalik sellele tähendus anda ja meil on sellised formaadid, žanrid, millel on mingisugune tähendus, nagu näiteks Maria Faust väljendas ennast läbi marsside, et seal on selline konnotatsioon kindlasti olemas, aga mina isiklikult ei tunne, et mind sunnitaks või et ma peaks kuidagi tegema mingisuguseid valikuid, et midagi teha, aga teiselt poolt kindlasti see jõuab mingil moel ka sellesse maailma ja kuidagi näen küll, et Lääne-Euroopas sageli inimesed, nende muusikat esitatakse ka lähtudes sellest, mida nad muudest asjadest arvavad ja see on meie praeguse maailma selline seis, et teatud nagu valdkonna välised asjad, selge on see, et see on oluline ka, mis on minu vaade ja looja vaade igasugustele sellistele väga fundamentaalsetele ja selliste küsimustele agressioonist ja õigusest, vabadusest. Need on sellised põhiväärtused.
mille üle kindlasti kõik ju ka mõtisklevad ja see on oluline, et me kuidagi väljendaks seda, mis meile tundub väärtuslik, aga samas siiski ma arvan, et on võimalik luua niimoodi, et vähemalt Eestis, et ei tühistataks sind mingisugusest täiesti muusikavälisest seisukohast, mis võib ju ka muutuda, inimesed arenevad, inimesed muutuvad, inimesed on rohkem või vähem informeeritud. Ja see on vältimatu, et selleks me inimesed oleme, me ei ole täiuslikud, me ei tea, mis on see nii-öelda, mis on tegelikult nii-öelda tõde, et me liigume kogu aeg selle poole, üritame leida seda tõde, mis meid kõiki ühendaks pigem kui lahutaks. Et ma arvan, et see, mis inimesi lahutab, ei ole tõde. Tõe nagu sellise fundamentaalse mingisuguse tõe, mida me ei suuda isegi väljendada sõnades, selle omadus on see, et ta on tõesti midagi, mida me kõik nagu suudame aktsepteerida, aga see on midagi, mida me inimestena tõenäoliselt, mis ei ole meie käeulatuses. Nii et me opereerime oma väikeste tõdedega ja nendega ongi, nad on sellised väikesed tõed. Tõde on see, mis on nagu ajatu, eks. No mis on selline igavene või üks selline tõde, mida me ei suuda isegi sõnastada ja mis on meie nagu kuidagi inimeseks olemise alus. Muusikas ongi tõde võimalik võib-olla ainsana nootide abil kõige paremini sõnastada, umbes nagu Sibeliuski oma sümfooniaid kuidagi. Ta võttiski seda tõe rääkimisena, eks, et tegelikult oli heliloojal oli võimalus isegi Stalinile mingi sümfooniline poeem kirjutada, samal ajal võib-olla mõeldes millelegi muule ilusale, eks, et see on üks väheseid kunstivaldkondi, kus see on võimalik tegelikult niimoodi, et ja on võimalik vähemalt püüelda selle poole. Või ära petta võimud isegi kõige hullemate totalitarismide ajal. Igal juhul on võimalik jätta midagi ka ütlemata või siis väljendada midagi nii vahetult läbi helide, et sinna ükski selline hetkeline filter nagu ei ulatu nii palju. Et selles suhtes muusikud on võib-olla kõige õnnelikumad inimesed sellistel ideoloogiliselt pöördelistel aegadel, et neil on koht, kuhu nagu ära minna selle absurdi juurest, sest see on see on nagu teine maailm, eks, mingi religioosne maailm, mis ei puutu tegelikult kokku. Kuigi me peame tunnistama, et see, kuidas valitsuski ja ka Kultuurkapitali esimees Allikmaa võrdles Herso probleemi, ütles, et see on ju sama tõsine nagu Sveta Grigorjeva rahamure ja me teame, et Herso on üks Euroopa siiski ka juhtivaid sümfooniaorkestreid, eks. Et ei pääse igavene ja ajatu muusik ei pääse ka mitte kuhugi nendest materiaalsete maailma hädadest ja siin ongi, kui oleks ise poliitik või minister, siis ma esimese asjana vabandaks Erso ees ja ka Olari Iltsi ees selle eest, kuidas on lastud kultuuri meie sümbolitel olla sellises seisus, kus ütleme varsti ka Maxima kassapidaja või keegi teenib rohkem ja kõik need inimesed on põhimõtteliselt professori ajukirurgi tasemel, kes on seda sageli 5-aastasest peale kõike muud oma elus ära jätnud teinud. Nad on maailmakuulus, maailmatasemel orkester, kes esitab maailma parimate heliloojate ja sind koheldakse meie tänase siis riigivõimu poolt, nagu see oleks mingi tühi koht või mõnes mõttes jäi mulje nagu kalts, et siis oleks mina poliitik, ma esimese asjana kohe vabandaks sellise käitumise eest, aga õnneks või kahjuks ma ei ole, et siis ma ainult saan kaasa elada, et kuidas. Aga jah, et ei saa ükski füüsiline keha ega helilooja ega muusik ära minna lihtsalt, sest peab sööma ja riides käima ja eks, et see mobiiliarvet maksta, et siis on selline. Eks see kõneleb meie nagu üldistest väärtushinnangutest ja mulle tundub isiklikult, et ja ma arvan, et ma ei ole üksi, et kultuur ja sealhulgas ka muusika on kindlasti üks meie ka selliseid julgeoleku olulisi nagu garantiisid.
Sest kui meil ei ole kultuuri, mida me saaksime ka jagada ja mis oleks hinnatud, kui meil ei oleks neid kultuurisaadikuid ja neid kultuurisaadikuid, kes maailmas ringi liiguvad, neid ei oleks, kui meil ei oleks siin kohapeal sellist väga soodsat ja väga toitvat pinnast. Ilma seemneta puu ei kasva ja ei tule sellel ka vilju, siis tõepoolest meid teataks kindlasti palju vähem ja ma arvan, et see on üks oluline argument, mida võib-olla eiratakse. Ja teine asi, mida ma selle juures mõtlesin, on tõepoolest see, et meie kultuurirahastus on olnud kogu aeg minimaalne. Ja kui me räägime siin, et nüüd see kultuurirahastus väheneb igal pool üle Euroopa näiteks, et siis selle üle ju kurdavad kõik, ka sakslased, soomlased, rääkimata prantslastest ja inglastest ja muudest riikidest, siis see baas, millelt nendel hakatakse vähendama, on drastiliselt erinev. Et meie see vähendamise pinnas on olnud nii sellise katkemise piiril, et see on nagu omamoodi nagu selline füüsikaline kujutelm, et kui mingit tainast venitada, siis ühel hetkel tekib auk ja me ei saa sellest enam mitte midagi teha. Ja selle kultuurirahastusega on täpselt samamoodi, et kui see läheb alla mingisuguse piiri, samamoodi kui meil kaovad ära mingisugused institutsioonid, mingisugused sellised põhitoetuspunktid kultuuris, siis midagi katkeb ja me ei saa seda enam tagasi. Õnneks ka Uku Masing on oma esseides vist öelnud, et seda tõelist orhideed või lille või ei suuda ikka see umbrohi kuidagi lämmatada, et alati see tõeline vaimne impulss ikka tuleb ka kõige hullematest oludest välja ja Eesti muusika, mis tõesti ongi, see on ikkagi päriselt, need on meie saadikud ja selles osas ka meie julgeolekugarantii tõenäoliselt kestab veel võib-olla 100 ja võib-olla 1000 ja võib-olla 10 000 aastat kindlasti edasi ja suur roll on selles olnud ka teie loometegevusel ja jätkuvalt on ka edaspidi. Tänan nende heade ja soojade ja mõistlike mõtete pärast, tänan saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Ja mina tänan veel ka vaatajat meie saadet kuulamast ja vaatamast. Järgmine nädal ja järgnevatel nädalatel oleme eetris juba uute huvitavate olgu päevapoliitiliste või igavikuliste teemadega juba uue külalisega. Kohtumiseni!